Seal isegi tegelikult ei ole, sa võid olla ka maadleja, aga kui sa oled hea maadleja, siis kõik poksijad teavad, et ei taha maadleja lähedale minna, sest maadleja võtab kohe haarbesse, sealt enam lahti ei saa. No, et igal alal on omad trumbid. Tere tulemast Aarete seiklused podcasti jätkuepisoodile meie imelise saatekülalisega sellel korral. Ja nagu ikka, Aarete seiklused podcast on alati väga põnev, palju nippe, palju põnevaid lugusid maailma erinevatest osadest. Nii et vaata ja nagu ikka, alati laigi, jaga, pane meile kommentaare ja ela meie siis podcasti loomisele kaasa. Kõike paremat ja head nautimist. Mahalo. Aga nüüd ongi hästi põnev küsimus sulle, et kas ja mis nippe võid sa anda näiteks täna siis mehena naistele enesekaitseks, et kas on midagi, ütleme, ilma relvata, et kui sa kõnnid tänaval, keegi tuleb sulle kallale, mis on sellised esmased asjad, kui ma ei ole enesekaitsekursust veel läbi teinud, et mida võiks silmas pidada? Et iseenesest, mis on hästi hea vahend, mis meid aitaks, et mis ei saa arvada, mis on hea vahend, mis aitab alati? No, olen siin uurinud erinevaid asju, et on siis, osad ütlevad, et kui on sul midagi teravat, et siis umbes sellega siis vehkida seal või siis on teatud kohad keha peal, kuhu siis lüüa oma kätega. Et iseenesest on ka see, et muidugi sõltub, mis astmes või millises staadiumis rünnak nüüd on ju. Aga iseenesest ütleme, tegelikult on see suu meil antud selline hea relv. Et võib-olla ma suudan tegelikult hoopis sõnadega, ikkagi enne kõiki peaks proovima seda kuidagi niimoodi, et kas ma üllatan teda sõnadega, teistpidi on see, kui ma hakkan karjuma kõva häälega, see tõmbab tähelepanu. Juba see tegelikult on üks võimalustest, et saada tähelepanu ja sellega hoida seda nii-öelda natukene siis isegi ennetada seda rünnet päris on ju. Aga muidu on jah, et tegelikult on olemas keha peal mõned sellised õrnemad kohad, et inimesel, et silmad, kui inimesel nägemine ära halvata, siis ta ei saa, siis tegelikult on siin nina alumine osa, on selline hell, kõrisõlm on hell. Et loomulikult meesterahvastel kubeme piirkond on ju, aga ütkigi, kui meesterahvas ütleme selliselt eesmärgiks võtab ja juba haardesse saab, siis on üsna keeruline seal naisterahval ennast, kes pole kunagi kokku puutunud mingi enesekaitsega, et on keeruline. Pigem tekib seal probleemiks saab olema see paanika. Näed, krampi täiesti võid nagu ära külmuda, et mul oli just siuke situatsioon Lõuna-Afrikas, kõndisin tänava peal, 2 tüüpi tulid, mingi kruvikeerajad olid käes, ma usun, et nad lihtsalt vaatasid, et mingi loll tüdruk siin kõnnib pimedas on ju, sest Lõuna-Afrikas ei kõnni õhtul pimedas üksinda, kui sa oled valge ja mul oli lihtsalt vaja ruttu koju saada. Ja siis, et okei, give me your stuff, et anna mulle oma asjad ja ma olin lihtsalt, ja mul oli veel taskus niimoodi, et mul oli käsi taskus, mul oli seal see pepper spray ja ma olin täiesti halvatud, ma ei suutnud isegi seda kätt tõsta sealt oma taskust ära, et pihustada on ju silmadesse kuhu. Ja siis ainus, mida ma suutsin teha, ma lihtsalt vaatasin üles ja ütlesin, et jumal või kes iganes, kui sa oled olemas, et aita mind. Ja siis 5 sekundiga tuli mingi naabri auto, valge auto ja siis see inimene, kes oli roolis, oli vist minu arust ka naine, lasi signaali ja selle peale siis need mingid noored nolgid jooksid minema nagu. Et aga see, mis sa ütleb praegu just siin, et see suu, et see ongi, kui sa oled nagu selles külmunud paanika või ma ei teagi, kuidas seda nimetatakse, täiesti halvatud, siis ei pruugi isegi see suu aidata, et lihtsalt sealt ei tule mingit häält. Tundub, et Jumal võttis siis kuulda sind. Jaa, kohe valge auto tuli, aga see oligi, selles mõttes see oli nagu seal niisugune väga hea, ma ütlekski, et see oli nagu puhas niisugune hoiatus, sest tõesti seal tuleb nagu selliste asjadega nagu väga ettevaatlik olla. Mina tol hetkel elasin mitmeid aastaid, juba 7 aastat Norras ja minu nagu mõistus ei mul oli nii raske kohaneda sellega, ma pidin kogu aeg mõtlema, et oma nagu turvalisuse peale ja siis, kui ma selle kogemuse ära sain, siis muidugi kõik läks nagu topelt. Seal oligi nii, et kui sa läksid kuskile külla
inimene, kes siis, kui tal oli auto, tõi su koju ja vaatas, et sa läksid ilusti uksest sisse, tuli läks põlema, siis veel helistas üle, et kas sa oled ilusti kodus ja kõik on korras. Et noh, Eesti inimesel ka võib-olla see on raske nagu ette kujutada, aga jah, tõesti teistsugune olemine. Aga jah, tõesti toimis palve ka. jah, palvega see on üks võimalus, aga jah, et ma oleks järgmisena öelnud, et tegelikult ongi võib-olla jalad, mis võivad päästa, on ju. Aga selles mõttes on küll, et jah, et minna konflikti, mõistlik on jah, ruttu nagu eemale saada, võib-olla häälega märku anda või mingit kisa teha. Ja aga just seesama väga hästi tõid välja selle, et me tegelikult elame siin päris turvalises keskkonnas ja miks see halvamine tekib meil, on see, et me ei ole selles situatsioonis olnud, ma pole selleks valmis. Et kui nüüd, kui sa korra juba selles situatsioonis olid, ise rääksid just ära ka, et juba tegelikult sa oled hoopis teistmoodi. Kui sul nüüd näiteks üks kord veel juhtuks sama asi, siis väga suure tõenäosusega sul võtaks välja juba ja laseks seda. Okei, teinekord võib-olla ei tee, võib-olla kolmas kord siis on. Et igal juhul need inimesed, kes selles keskkonnas elavad, Lõuna-Aafrika Vabariigis on teatavasti 1-2 pantvangidraamat päevas ja on hästi suur kuritegevus. Et siis seal ka näiteks, et ega ametnikele me räägime samamoodi, et meie ametnikud on siin ka Põhjamaades suhteliselt rahumeelsed, rahulikud ja kui nüüd tekib selline ohtlik olukord, kus keegi relvaga on, me pole harjunud sellega ja me tegelikult jookseme ka natukene pigem kinni, sest me ei saa neid ju harjutada, meil pole seda kogemust nii palju. Samas, kui me võtame, on ju, kuidas Ameerikas, millised, kuna relva kultuur on hoopis teine, siis tegelikult on ametnikud, nii-öelda läbi ametnike pilgu vaadates on muidugi see õudusunenägu, et kui sa kunagi ei tea, kus kohast keegi võib midagi tulla ja tulistada sind, sa pead kogu aeg valmis oleku, sest see on tohutust tegelikult stressi tekitav ja närve sööv, et ma isegi tahan mõelda, kui läbi võtab üks vahetus Ameerikas on ju, või siis versus Eesti politseis on ju, et loomulikult meil ka juhtub, aga just nimelt see, et need kriitilised olukorrad, mida rohkem neid on olnud, seda rohkem on sa valmis selleks. Ja ütleme siuksed, ega seal ongi, et kas ma saan häält teha kokkuvõtvalt, siis kas ma saan eest ära joosta, kui ma olen hea jooksja, või siis ma tegelikult ründan vastu. Ja tegelikult, mis ma tahtsin enne öelda seda, et naised saaks oma jõuga paljudele meestele vastu, aga just nimelt see paanika hoog on see, kus tegelikult nagu mõistus kiilub natukene kinni ja see on selline, aga kui kellel löövad instinktid välja, me teame ju, et stressiolukorras, et osad inimesed siis tarduvad, osad hakkavad võitlema, on ju. Et need, kes hakkavad võitlema, need üldjuhul ka saavad ka minema ja tulevad võitjana välja nendest olukordadest. Mis sa nüüd ütled, ma ise olen ka siin uurinud ja kui me San Diegos elasime, ma tegelikult tahtsingi minna läbi teha täiesti siukse korraliku enesekaitseprogrammi, et lihtsalt tunda ennast kindlamalt, et ükskõik kus siis, millal iganes, mis elu siis ette viskab. Ja ma ise hakkasin uurima ja ma leidsin sellised koolitused nagu Krav Maga. Aga mida sina soovitaksid, et kui on mingi algaja naisterahvas, kus ta võiks alustada, et kus ta võiks neid kursuseid või koolitusi siis uurida, et kas peakski minema siis Sisekaitseakadeemiasse või on, mis variante sina soovitad? Ja selles mõttes, et Sisekaitseakadeemia on kindlasti üks hea variant, et sa saab päris palju tunde ja meil on seal väga head õppejõud, kes õpetavad ja on väga hea taustaga ise, on ka kas sportlastena või siis treeneritena. Aga selle enesekaitsega on see, et iga asjaga, et kui ma käin selle kursuse läbi ja ma igapäevaselt ei harjuta, siis tegelikult kui palju ma olen suuteline seda siis kasutama või rakendama tulevikus 3 kuu pärast, aasta pärast, 3 aasta pärast, et kui palju mul sellest meelde jääb. Et enesekaitsel üks nendest näidetest, et kahjuks ei saa võrrella siin jalgrattasõiduga, et korra õpid ära ja muidugi kui 10 aastat ma olen tegelenud näiteks sellega, et siis mul mingisugune lihasmälu on. Ja, et minul on ka näiteks abikaasa on 20 aastat oli sõjaväes ja temal on see muidugi täiesti naha all, et tal on isegi teatud mingid refleksid, et kui näiteks öösel magama minna, minul näiteks on, kui on kas helid või asjad, ma panen kõrvatropi kõrva, et tema ei saa kõrvatropiga magada, sest ta lihtsalt niimoodi koolitatud, et ta peab olema kogu aeg valvel. Ja mind ka segaks sellise asja, mina tahan samamoodi, et kui
jällegi, et kuigi meil on suhteliselt turvaline, siis ütleme sellised kohad, alateadlikult valid ikkagi kas nüüd mõnikord seal nurkadest möödumised kuskil või kuskil istud, siis ei taha, et selja taga võib-olla väga palju inimesi sul oleks, on ju, ei tunne ennast väga hästi, on ju, et tahad, et oleks nagu siuke parem ülevaade ja selle mõttes küll, jah. Nii et jah, et otsige siis koolitused ja pärast siis ka praktika, et võib-olla siis kas täitsa on ka olemas sellised klubid, kus saad regulaarselt käia, et siis praktikat nagu töös hoida. Isest ütleme, see sõltub, neid kontaktalasid on hästi palju ja see sõltub, et mis kellelegi sümpatiseerib, et kui me räägime nüüd päris sellisest kõige lähedasemast tänavakaklusele, siis tegelikult on MMA. On see, mis on kõige lähedasem. Samas, kui meeldib boks näiteks, ega kui sa oskad hästi lüüa, jälle samamoodi. Karate aitab ka, aga see on nagu rohkem sportlik, on ju. Siis on jiu-jitsu, on selline, mis on tegelikult, kus on rohkem natukene väänamist, aga suht huvitavaid võtted, on ju. Ja mõned, ütleme, sellised kontaktalad või võitluskunstid, mis on sellised rohkem show moodi ja nad on natuke teatraalsemad, kuni saab öelda, et võib-olla pole niivõrd palju selle kontakti peale ja võitluse peale üles ehitatud. Aga mis sa selle Krav Maagi kohta arvad? Ma ei oskagi nagu seda niimoodi otseselt nagu kommenteerida, et kuidas seal nagu need. See on USAs siin ülipopulaarne, et siin on peaaegu igas suuremas linnas on mitmed nagu stuudiod, kes pakuvad seda. Nüüd COVIDiga on need enamuses praegu pausil, aga muidu jah, see on hästi populaarne siin. Et seal neid võitlusalasid ja neid nimetusi, mis tehakse, on hästi palju ja tihtipeale ütleme, võib-olla sõna boks näiteks ei kõneta enam või kickboks on ju, siis tullakse uute nagu see MMA näiteks on ju, et tegelikult on ta kokku pannud ju boksist ja maadlusest ja siis ta püütakse nagu saada selle ala harrastajaid juurde. Aga ikkagi see põhimõte on selles, et kui nüüd keegi tahaks tegeleda, et ennast kaitsta, siis üks on see, et leida enda jaoks selline sobilik kontaktala, mis talle tundub, et ta ei ole liiga vägivaldne ja ta suudab sealt nagu õppida midagi ja siis seda ikkagi regulaarselt harrastada, et tekib see lihasmälu. Et see on see oluline nüanss siin, et seal isegi tegelikult ei ole, sa võid olla ka maadleja, aga kui sa oled hea maadleja, siis kõik boksijad teavad, et ei taha maadleja lähedale minna, sest maadleja võtab kohe haardesse, sealt enam lahti ei saa. Et igal alal on omad trumbid. Jah, meil ongi väike kokkulepe abikaasaga, et ta teeb mulle väikese siis enesekaitse minikoolituse, et mul on tükk aega tal käinud järgi nagu väike kassipoeg, et väga hea sellised esmased asjad. Aga nüüd, mida sa ütled selle kohta, et sinu see teekond selle rammumehe jõutõstja juurde, et mis seal sind just võlub, et mina ka leidsin üles tegelikult, et minu isa oli siis tõstmisega tegeles ja leidsin tema need vanad fotod, kus ta oli siis, ta oli tõesti, tol hetkel vist kutsuti seda kärbeskaaluks, ma ei tea, kas sa tead sellest midagi. Et siis mõtlesingi, et vau, et kus isa, et oli purjetaja ja siis tõstis ja igasuguseid huvitavaid asju tegi. Kahjuks tema on küll siit juba lahkunud, aga tõesti see oli ka nagu huvitav, et mis selle rammumehe ja jõutõstja maailmas sind võlub või miks võiks sellega näiteks ka inimesed tegeleda? Ennist rääkisin ka, et ma isa tegeles põllumajandusega ja olime seal tal talukoht olemas ja siis ehitasime maja seal ja mulle hakkas meeldima see raskuste tõstmine ja tegelikult ütleme siis seal 90. aastate alguses ju mõned üksikud ajakirjad, kus sa võisid näha neid välismaa kulturiste, loomulikult oli meil siis ju Arnold Schwarzenegger ja Sylvester Stallone ja kõik need Van Dammed ja kõik, ütleme, eriti populaarsed märulifirmide tipphooaeg oli siis ju, tippaeg. Ja sealt ma sain indu ja ütleme nagu raskejõustiku pool nagu ikkagi sümpatiseeris asjade tõstmine. Ja siis jõusaal ei olnud kodukandis siin ja siis üks mingisugune väike multiblokksüsteem
kuhugi tekkis siis koolimaja keldris, siis ma käisin seal vahepeal seda vahetunni peal kogu aeg harjutamas ja surumas ja tõstmas ja ma tõstsin siis lihtsalt maakivid otsisin, mida ma tõstsin ja kui isa oli vaja kuskilt mingit viljakotte või tsemendikotte vedada, et siis ma neid alati tahtsin vedada. Need tööd hakkasid kuidagi nagu meeldima ja mulle see rassimine kohe nagu kuidagi nagu istus. Ja siis tahtsin hakata tegema ja tegelikult ma vist olengi siiamaani praegu, et mitte siin kiidelda, aga ma ei tea, et kas ma 16 aastat on käinud, aga ma olin 15-aastane, kes käis võistlemas meestega koos siis juba. Et oli nagu tegin oma esimese proovi, et oli Tartumaa koolinoorte rammumees oli, siis mul üks sõber tõi kuulutuse, minu arust oli Postimehes äkki see kuulutuse äkki, et selline võistlus toimub. Ja selle koolinoorte rammumehe võitsin ära ja siis ma läksin veel oli üks rammumees veel ka Põlvamaal. Ja siis läksin sinna võistlema ja seal siis täiskasvanud meestega juba võistlesin. Aga siis tekkis väike paus, aga ütleme selline nagu see tunne või tahe nagu ennast proovile panna. Aga ma kangitrenni tegelikult hakkasin tegema alles ju 19 ja peale aastat, natukene 20, et teadlikult. Et enne seda ma tegelikult ei olnud tänasel päeval juba 3-4 aastat positustavad kangi ja jõusaalid on olemas ja kõik on super tingimused. Aga selline ja siis muidugi paneme sinna juurde veel selle, et Eesti taasiseseisvus ja ju au sees kohe tõusid au sisse jälle meil kõik ju Luuri, Haaberg ja Hagesmitid ja kõik siuksed Palusalu ja Maadlad, kõik need Kotkas ja kõik, kes need raskejõustiku mehed olid ja nemad olid toonud ka ju enim medalid Eestile üldse raskejõustikus. Et siis see asi nagu paelus, jah. Mm-hmm. Ja nüüd, kuidas see elustiil välja näeb, et kui palju, ütleme, kui sa ka siin valmistasid ette oma võistlusteks või asjadeks, kui palju sa treenisid, mismoodi sa jälgisid oma toitumist, et see oleks ka nagu huvitav nagu seda köögi poolt teada, et kuidas see käib? No, ütleme selles mõttes, et kuna ma tegin kestvusalasid, et siis ma tegelikult hakkasin vaikselt tegema kangi, aga ma ei loobunud veel avaveujumistest, mis toimus siis järvede peal. Triatloni sai edasi tehtud veel. Ja siis ühel aastal, näiteks oligi ühel kalendriaasta sees olen ma võistelnud kulturismis, rammuspordis, triatlonis ja avaveeujumises. Et ühe kalendriaasta sees, et sellised täiesti totaalselt erinevad spordialad. Aga loomulikult ma olen siis veel kergemas kaalus. Aga mis puudutab, ütleme sellist nagu dieeti, siis ja sellist toitumist üldse, et kulturismi tehes siis tegelikult võiks võtta niimoodi lühidalt, et kedagi ei huvita see praktiliselt, kui palju sa midagi tõstad, kõik vaatavad, kui äge ja võimas sa välja näed. Siis rammuspordis enamus ei huvita see, kui äge sa välja näed, vaid kui palju sa tõstad. Et sellised suhteliselt nagu vastastuk, kuigi tegelikult mõlemad treenivad ju jõusaalis. Aga kulturism on hästi range dieet. Sa pead hästi täpselt jälgima, mis sa sööd, et loomulikult võivad tekkida sealt hästi kergelt toitumishäired. Ma mõistan pärast neid dieete, mis ma teinud olen, et ma mõistan päris hästi neid, kel tekivad seal bulimed, igasugused erinevad anoreksia, et kõik need sellised haigused. Et ka ise olen natukene selles mõttes nagu siis nii-öelda, mul ema oli hästi seal mures, et kas kõik ikka korras niimoodi on, aga ütleme, tekib ohjeldamatu söögiisu tekib sul, et sa tead, et sul on 3 nädalat võistlusteni ja siis sa näed ikkagi mingit sööki, et sa mõtled, sa sööd natukene, aga sa oled nii tühi energiast, et sa ei kontrolli ära sul. Ja siis sa sööd ja siis mõtled, okei, kui ma nüüd söömise järgi jätan, siis oleks veel tegelikult kõik okei. Siis veel väga palju kaal ei tõuseks, sest tegelikult on võistlusteni 3 nädalat aega ka, siin tegelikult iseenesest midagi hullu veel ei oleks. Aga sa tahaks tegelikult ikkagi selle tunde, et ma söön isu tasa, ma tahan tunda seda tunnet, ma oleks korraks kõht täis. Ja siis lõpuks ongi, et sa võib-olla sööd selle kõhu täis, aga sa pead sellest söögist lahti saama, sest vastasel juhul läheb see kõik naha vahele. Ja sa pead võtma mingi teise käigu ette. Et selle mõttes ma olen ka need asjad läbi teinud. Aga see oli selline, nagu pani minu jaoks kohe mõtlema, et kas ma tahan seda niimoodi edasi teha, see ei ole enam okei, et ma sellist asja teen. Aga ilmselt targemad inimesed oskavad öelda, et kas ma siis olin kuskil nüüd murdumas, olin ma kuskil siis nüüd, kes on õppinud rohkem psühholoogiat, eks nad oskavad öelda, mis minuga siis täpselt toimus, sest ma ei ole psühholoogiat õppinud ja selle kohalt ma ei oska öelda, ma olen ise enda pea proovija.
et mis kõige parem variant kindlasti ei ole. Aga rammuspordis oli vastupidi jälle, et seal sa pidid sööma hästi palju, et ma tean mõnda rammumeest, kes näiteks pugis ja sõidi vahepeal isegi juba tuligi täitsa niimoodi, et peabki minema oksele, sest ta liiga palju sõi, aga et kaalu massi juurde saab, et mina niimoodi ei suutnud, aga söögiviisil oli suur ja seal oli vaja saada massi ja selles mõttes ikkagi see toitumise, kuna mul kulturismist jäi ikkagi see toitumise distsipliin sisse, siis ma ikkagi seal 5-6 korda ööpäevas sõin ja treeningu maht oli suur, nii et ikkagi mõlemat spordiala iseloomustab ikkagi ka siuke distsipliin. Ja mida sa nüüd soovitaksid, ütleme, et inimesed, kes nad ei ole võib-olla sellel tasandil, kus sina, aga et lihtsalt, et enda eest hoolitseda ja mõnusalt siis tervislikult süüa ja tervislikult liikuda, et mis sa tunned, sa oled nüüd näinud niisuguseid äärmuseid oma kogemustest ja tõesti, ma kuulan kõike, mida sa teinud oled, siis mõtlen, et issand jumal, et kas sul keha nagu kokku ei vaju selle koormuse peale, et oh my god, et toimib ikka kõik veel ilusti. Aga mida sa nagu võib-olla tavainimesele soovitaksid, et mis on sinu see kogemus, et kuidas see tervislik toitumine võiks välja näha või mis oleks siuke maksimaalne miinimum liikumine, mida sina võib-olla soovitaksid? Et siin nagu selle äärmuste nagu jätkuks on ka see, et kui ma seda rammusporti tegin, et mul on ka päris mitu traumat on olnud ja rammusport on selles mõttes kahjuks ta on ikkagi niivõrd äärmuslik spordiala, ikkagi ekstreemsport, et seal oli küsimus, kas sul trauma tuleb, küsimus on millal. Ja seal tegelikult oli samamoodi, ma teadlikult olin oma paar traumat kätte saanud ja siis treeneriga otsustasime, et lõpetan ära, et tahtsin, et lihtsalt, et ka lastega koos sporti natukene teha, just nimelt näiteks käiagi nendel politseimeistrivõistlustel, teha harrastajana midagi, jõuaks lastega lumesõda mängida, või et issi oli kunagi kõva mees, rammumees, nüüd viime meie prügi välja, et seda ma nagu ei tahtnud. Et ma tahtsin, et ikkagi ja hakkasin vanust vaatama ka, et kui me elame siin 80-90 eluaastat vanaks, ja kui sa oled 30 ja sul näiteks tervis läbi on, siis tegelikult üle poole teadoleva elu on veel ees, et kas ma tahan seda. Et siis ja sellest tulenevalt ja siis ka küsimus sinu vastusele, et kui te ei tee võistlussporti ja ei taha jõuda tippu, siis nautige. Et ei ole mõtet minna hulluks. Et seda on öelnud väga palju erinevate spordialade tipud ka, et kõige rohkem teevad trenni tegelikult harrastajad. Niisugused heal tasemel harrastajad. Eestis on siuke, ma ei tea, kuidas nüüd täna on, aga ütleme siin nii mõnigi aasta tagasi võeti siin punt kokku harrastusrattureid, näiteks sõitsid Hispaaniasse, laagritesse, sõitsid kilometraaž oli suurem kui mõnel tippratturil. Ja kui võistlema mindi, siis tegelikult ikkagi kaotati selles mõttes tippratturile üsna võimsalt. Või üsna oluliselt, et selles mõttes nagu sport tuleb võtta nagu mõistusega ja kõike seda liikumist ja ikkagi, et ma arvan, et tuleb kuulata oma keha. Et natukene tuleb sundida ennast liikuma. Hea oleks, kui selline 3-4 korda nädalas oleks sükest aktiivset liikumist, et kas ma lähen nüüd jõusaali, see on üks variant, et ma natuke seal liigutan ennast. Lihtsalt kui ma jõusaalis käin ja kui mul vanus näiteks kasvab või mul on mõned traumad on, siis see lihasskelett aitab tegelikult nagu ju toetab, ütleme kogu lihased toetavad skeletti ja aitab ka neid liigeshaigusi natukene vähendada ja paremini toetada. Aga ma võin käia ujumas, ratas sõitmas, mis iganes, et kui ma 3-4 korda nädalas ja siuke tunnikene korraga suudaks liikuda, oleks päris hea. Toitumise poole pealt võiks olla see, et ma ikkagi vaatan, et kui ma tahan täna näiteks, et mul sõbranna kutsus sünnipäevale, ma tean, et ta teeb nii, et grillippi torti alati, kreemitort ma söön ja ma lähen täna sinna, siis ma ei pea hommiku sööma nii palju süsivesikuid, päeval ei pea, ma söön natukene vähem, ma hoian ennast tagasi, et ma saan õhtul natuke lubada endale rohkem. Et hästi tobe on ka see, et ma söön oma selle normid kõik ära, siis ma lähen õhtu sünnipäevale ja siis ma ei võta mitte midagi sinna ja ma maitse ka seda. Et ma saangi nautida või ma juba eelmine päev näiteks, et reede on sünnipäev, neljapäeval ma muidu käisin tund aega tegin kõndimas käisin, ma lähen teen 2 tundi. Nii, natuke neljapäeval juba lõunast hoian toiduga tagasi, reede hoian ka tagasi, reede teen veel ühe liikumise ja siis ma lähen sõbranna sünnipäevale. Ja siis kui ma selle tordi 2 lõiku või 3 lõiku ära söön, tegelikult ei juhtu mitte midagi.
noh, ja ma samas olen saanud nautida seda, ma lihtsalt tegelikult valmistasin ennast natuke rohkem ette. Et selle mõttes on see nagu ikkagi nagu tervet mõistust ja niisugust nagu kuulata, mis keha ütleb ja ka need samad, et kui ma ikkagi olen arvuti taha pikalt jäänud, et hästi lihtne on sinna ära eksida, öeldes 3-4 tundi läheb hästi kiiresti on ju, et ja korraks tullagi püsti, teha kas 15 minutit, minna käia väljas või kui keegi kuskil töötab korrusmajas, noh, töötan 5. korrusel, käin korraks kelgi korrusel ära ja tulen uuesti tagasi, juba paneb ainevahetuse käima tegelikult, et seal ei olegi tihtipeale rohkem vaja. Et sellised mõtteterad. Mulle väga meeldib paar asja, mis sa siin praegu välja teid, et just nautida ja siin ma kohe kommenteerin ja siis ma küsin ka sinu käest, et kas ma nagu sain õieti aru, aga mina olen ka hästi palju aastaid, ma olen katsetanud hästi palju erinevaid asju, erinevaid liikumisstiile ja üks asi, mis ma sealt nagu siis lõpuks välja korjasin, oligi see, et kui ma tegelen liikumisstiilidega, mis mulle meeldivad, siis see ei ole enam trenn. See on lihtsalt nagu, et mul tekib nagu selline vajadus seda isegi teha, sest keha on lihtsalt ära harjunud, et tal kõik mahlad, kõik nagu liigub, voolab, on ju. Et kui ma seda ei tee, siis keha hakkab nagu natukene nagu häält tõstma, et kuule Kristal, et mis nüüd lahti on, et natuke peaks liikuma, on ju, et asi jääb natuke seisvaks veeks, on ju. Et ma ei tea, kas sa mõtlesid seda sellisel kujul nautimine, liikumine just, on ju. Et see on hästi lahe. Teine asi, mis sa ütled just, et keha kuulamine, et see on teine asi, kuna ma nüüd ise siin selle Wildfiti coachina just olen toimetanud ka, et inimeste see toitumine ja kõik, kuidas see toimib. Et tõesti inimesed on nii nagu automaatpiloodi peal sageli, et üldse ei kuula nagu, et mis keha nagu vajab või toimib ja noh, ega ju väga ei ole kuskil seda õpetatud ka, kui keegi just ei ole otseselt siis ise mingitest programmidest läbi käinud. Et see keha kuulamine ja kehaga nagu suhestumine ka, et see on ju meie tempel, meie nii-öelda siis sõiduriist ja kui me tema eest ei hoolitse regulaarselt, ega siis ju sealt head nahka ei tule. Et täiesti nagu mega soovitused ja mulle nii meeldib ka see, kuidas sa ütlesid, et just, et olla nagu teadlik, et valmistada ette ka, et tõesti Wildfit kusjuures soovitab ka siin seda, et kui mul oli niisugune väikene seiklus Eestisse, kahjuks küll vanaema suri põhjus tulla, aga ikkagi ma teadsin, et see sõit Eestisse pluss Eestis ju ka kõik teistmoodi toitumine ja nii edasi. Ma kohe läksin oma siis teise hooaega, kus ta põhimõtteliselt ongi nagu paleo toitumine, et ongi sul ainult nagu siis rohelised köögiviljad, juurviljad ja hästi selline aluseline toit. Terve see nädal enne seda siis panin täie rauaga seda, nii et tead juba ise siuke tunne, et muutud roheliseks, on ju. Ja siis, kui tulin Eestisse, siis jõusaali ma ei saanud minna, sellepärast, et ma ei ole siis teinud vaktsiini. Aga siis ma teadsin, meil on ju palju ilusaid parke, kus ma saan kõndida, rannad on olemas ja kodus siis väikesed liikumised tasakaalistasin sellega ja isegi jõudsin oma veepäevad sinna vahele teha ja kui tagasi jõudsin Eestis, siis tegin jälle uuesti suure selle rohelise nädala, et siis tasakaalustas kõik ilusti ja kaalu ei tulnud juurde, kõik ilusti, tervis oli korras, ei jäänud haigeks mitte midagi, ei mingit COVID ega asja, et nagu super, pole üldse palju vaja. Ja siin ongi nagu see, et ka, et ega keha ju selle mõttes tahab saada liikuda, kehal pole vahet ju. Et kas ma nüüd jalutan, ma ujun, ma käin seal jõusaalis, ainevahetus, selle mõttes, et ainevahetus võib olla vahet, ainevahetus tahab seda, et keha hakkaks kulutama midagi. Tema ootab seda, on ju. Küsimus selles, kuidas ma nüüd naudin, kuidas minu meeled seda naudivad, mis on minu lemmiktegevus. Ja see täpselt, mulle hästi meeldis see, kuidas ütlesidki seda, et siis ei ole enam trenn. Et vaid sa tahadki nagu käia seal, on ju. Ja siis ongi, aga kuidas sina jõuad? Aga sa leiadki endale selle meeldiva ala, mis sa jõuadki seal käia. Ja see teine asi selle toitumise poole pealt, meil on hästi palju neid ägedaid äppe saab alla laadida ja teha igasugused toitumiskavasid ja väga huvitavad toidud. Väga hästi, inimesed, nii, lähen eratreeneri juurde, maksan korralikult summad, kirjutab mulle see toitumiskava. Nii, aga treener ütles, ma pean seda sööma, aga äkki mulle ei meeldi saakliha. Äkki mulle meeldivad hoopis pelmeenid, on ju. Äkki mulle maitse tatar näiteks, on ju. Ma tahan hoopis riisi või vastupidi, on ju. Et selle mõttes on see, et tegelikult ju, mis on siis, kas ma tahan valku, tahan süsivesikuid ja see ongi just sama asi, et see sööp peab olema nauditav, mulle peab ta meeldima ja siis tuleb see, ja siis ongi see, et kuidas sul see tulemus nii kergelt tuleb.
aga kui sa naudidki, see liikumine on nauditav, söömine on nauditav, need maitsed mulle meeldivad, ma panen need omavahel kokku, siis ongi mõnus ju. Ja siis ma ei peagi eriti vaeva nägema sellega. Ja siis lisaks on see, et kui ma ütleme nüüd panen ennast stressi, siis tegelikult ju stressiga hakkab keha vett kinni hoidma, ainevahetus aegustub ja nii edasi. Et kui ma lasen selle pinge maha, siis tegelikult tuleb palju loomulikumalt kõik. Ja, et minul oligi paar aastat tagasi, ma tegin endale sellise väikese väljakutse, et ma sain selle Garmini kella omale siis jõuludeks ja siis mõtlesingi, et okei, et nüüd on mul hea siis hakata vaatama oma samme. Ja ma tean, et soovitatakse, et umbes alustage umbes 10 000 sammu on siuke maksimaalne miinimum. Ja ma teadsin, et 10 000 see võib natuke siukseks pushimiseks minna, et ma ei hakka seda siis pushima, et ma võtan siis sellise eesmärgi järgneva selle aasta jooksul, ma kõnnin iga päev vähemalt 5000 sammu ja iga päev ma lihtsalt kirjutan endale ka ühte siis kalendrisse üles, et kas ma sain sellega hakkama. Ja mis sa arvad, kas ma sain sellega hakkama aasta jooksul? Said ikka. Ja, just. Ja siis, mis juhtus, kui see aasta läbi sai, mis ma järgmisel aastal teha tahtsin? Siis oli 6000 või 10 000. Ja, no ma panin niimoodi, et 5000 oli ikkagi siis nagu maksimaalne miinimum, aga tavaliselt tulebki niimoodi 7-8 000, aga siis ma tean, et ma ei pea nagu pushima, et ta tuleb niimoodi ilusti. Ja siis nädalas ma panengi, mul on tavaliselt siis 3 korda jõusaal ja 2 korda nädalas on siis pikemad siuksed rattasõidud ja igapäevaselt siis ongi, et vaatan, et oma need sammud nagu täis saan. Nii et tegelikult iga päev on siukene paras liikumine, vähemalt kuskil 40-50 minutit tuleb ikkagi ära, et isegi kui tootpäevad, kui siis trenni või midagi ei ole. Nii et peaks olema siuke sinu jutu järgi nagu täitsa hea siis tugi. Ja absoluutselt, et kui ma nüüd ütleme inimene, kes tahaks ennast liigutada ja talle natuke jõusaal meeldib, siis ma tegelikult kätt südamele pannes ma ei saaks öelda, et käin nüüd 4 korda nädalas jõusaalis. Et ma tegelikult pakuks ideaalis välja niimoodi, et sõltub jälle, et meil Eestis on natuke teine kliima, aga näiteks, et talveperioodil ma teen võib-olla siis, kui ma väga suusatada ei meeldi, aga ma käin jalutamas, et hea oleks, kui ütleme 2 korda käin jõusaalis ja 2 korda käiksin teeks kardiotreeninguid. Et tegelikult oleks see kõige parem üldse, et see on vaheldus, mul ei teki tüdimust ja mis nende Garmini kelladega on, et mul on tuttavad ka mitmed ostnud ja teinud selle järgi ja lõpuks on nii, et seal tuleb see programm ette, et lükkab sulle järjest juurde neid ja suuremaks ja siis ühel hetkel sa kaotad nagu selle iseenda ära, et kas ma nüüd teen seda fun'i pärast, ma teen selle pärast, et sõbrast teha rohkem või ma teen selle pärast, et see kell ütleb ja kell ei tuletaks mulle rohkem meelde. Ja siis lõpuks on see, et ma tõmban nüüd, rahvakeeles tõmbangi üle, panen üle korralikult on ju, ja siis ma teen 2 päeva näiteks puhkust on ju. Ja siis ma mõtlen, 3. päev on nii raske juba mind, siis mõtlen, kuule ma 2 päeva puhkus, ma võin veel ühe puhata. Ja lõpuks ma hakkangi vaatama, et kas nüüd 2 päeva teha seal 15 000 sammu ja siis 4 päeva mitte teha või teha iga päev 5000, siis igal juhul teha iga päev 5000. Yes. Et selle mõttes on see nagu õige lähenemine, et pigem natukene vähem, aga ma teen seda stabiilselt. Just, et väga hea. Ja nüüd kas sa mõne sõnaga räägiksid ka sellest Elva võistlusest Lõuna-Eesti vägilane, et kuidas edasised plaanid on, et praegu vist on väga paljud asjad on õhus, ja miks see nii populaarne on, miks sa arvad? Meil on ta nüüd olnud Lõuna-Eesti vägilase nime all ja siis on ta olnud ka meil Eestimaa rammumees, oleme teinud seda sama võistlust, aga selle korraldamise juurde ma jõudsin ka niimoodi, et kuna ma ise võistlesin ja ma nägin, et ega neid korraldajaid väga palju ei pole seal, et mõned piirkonnad tegid ja muidugi mida aeg edasi, seda vähemaks neid jäi ka, neid korraldajad seal. Ja siis ütleme, tegime oma seda võistlust edasi, me tegime veel sinna juurde nüüd pigem ma ütleks, et täna on isegi selline nagu rahvarammusarja, mis me teeme praegu 3 sarja, me oleme isegi teinud 4 tasemele võistlusi, et meil on rahvusvahelisel tasemel võistlus, üks on siin olnud mitmed aastad, siis on meil on olemas siis Eviko rammusari, mis tähendab siis seda, et seal on nagu siis need Eesti kõige tugevamad praktiliselt koos ja nii naised kui mehed muidugi. Ja naiste seas hästi populaarne. Siis on rahvarammusari olnud, jõusport rahvarammusarja nime all. Ja siis on meil see jõurada ehk power track on ju, et me tegelikult teeks nagu 4 nagu siis jalgpallis ja korvpallis on liigad on ju, et me teeme nagu 4 tasandile seda 4 levelil. Aga ütleme selline jõusaal, nagu ennem saime räägitud ka siin põgusalt, et jõusaale kunagi ei olnud. Täna on Eestis jõusaale rekordiline arv.
et nii palju pole kunagi olnudki jõusaale. Liikumine, see harrastus on hästi populaarseks läinud, me teame, et hästi palju on igasuguseid neid jooksusarju ja suusatamise asju, aga sellist jõusaali inimestele väljundit väga ei ole. Ja seal tegelikult ütleme selles samas, see rammuvõistlus on küll äge, aga ta on suhteliselt spetsiifiline. Tahab saada väga erilist varustust, siis need raskused lähevad järjest suuremaks ja siis paljudel pole neid vahendeid ja keeruline käia, aga selline, ütleme, see jõurada või power track, et see on selles mõttes nagu selline hea, kus siis on tegemist jõu vastupidavusega, et sa teed kõik need sarnased asjad, jooksed liivakotiga, tõmbad natukene seal ergomeetrit, siis tõstad mingid kange natukene pea kohale, võib-olla ronist köiest vahepeal, või lohistad mingit kelku siis keset suve on ju kuskil seal asfaltplatsi peal. Aga sa teed kõik selle järjest ja see kestab näiteks sul mõni võistlus on sul 3-4 minutit läheb aega, mõni võistlus läheb võib-olla 6-7 minutit, et rada on pikem. Ja samamoodi on see ka võistkonnaga võimalik välja tulla, et sa tuled siis ütleme, kas on siis reeglite järgi on praegu nii, et vähemalt üks peab naine olema, 2 meest ja 1 naine, aga see võib olla ka 2 naist, 1 mees, paljud käisid tegemas ja või üldse 3 naist on ju. Et selline, pigem ma näengi nagu rohkem potentsiaali sellises liikumises, et mis ei ole nii äärmuslik ei ole, vaid et ma tulengi siis nagu, et täna ma teen jõusaalis trenni, siis ma lähen jooksen maratoni, siis ma sõidan rattamaratoni, siis ma käin suusamaratoni peal, siis ma käin seal power track raja peal, et ma tegelikult olen selline mitmelüline inimene ja ma saan vaheldust ja sinna tuleb ka palju rohkem osalejaid ja see on ka oluliselt populaarne. Meil on siin 5-60 osalejat olnud ühel võistlusel pluss 13-14 võistkonda. Et kui rammuvõistlusel näiteks ütleme, tuleb 10 võistlejat kokku, 10 meest tuleb kokku või 10 naist on juba päris hea tulemus, siis seal näiteks power track rajal on hoopis suurem arv. Ja mis see power track tundub hästi põnev, et mis mulle näiteks kui Koonas avati uus jõusaal, et seal oli ka suuremad avardumised asjad ja siis oli võimalus minna siis jõusaali ja seal olid siis need grupitunnid, kus olidki siis jõusaalis olid sul siis erinevad asjad, mida sa siis grupiga nagu koos tegid. Ja sattus selline hästi lahe noor treener, kes ta oli isegi vist Ohiost või kuskilt tulnud sinna ja ta oli nii rõõmus ja tead, mõned inimesed, kes on niimoodi, et kui ta teeb midagi, et see entusiasm lihtsalt tema juba väljas olles, sul lihtsalt juba hakkad värisema, et nii põnev on nagu ja lähedki kaasa ja just see, et sa ei tea täpselt, kuidas, mismoodi tänane tund ette näeb ja mis seal toimuma hakkab ja just tekib see grupivaim nagu ka. Ja mis sina arvad, mis selle power tracki nagu võlu on, et miks see inimestele nii palju nagu praegu peale läheb? See ongi, et üks oluline nüanss on kindlasti see, et ma saan minna proovima. Et ta on, ütleme, kui ma olen natukene sporti teinud, siis ma ei ole isegi kangisaalis väga palju käinud, aga kui ma olen natukene teinud, ta on juba jõukohane proovida. Lihtsamini kätte saada, see on üks asi. Teine asi on see, et minna väikse sükse võistkonnaga peale, et paneme sõpradega pundi kokku, kas mingist ettevõttest lihtsalt mingi sõpruskond vahet ei ole, nad saavad tulla sinna kaasa lööma. Ja see tekib asart selles mõttes, et kui see tundub nagu see raskus ei ole nii suur, ma pean ju jõudma seda, et see tekib ka asart, ütleme selline ja ütleme inimesed, kes on nagu, ma ütlen, meil on tõesti, et on käinud väga erineva spordiala inimesed, loomulikult power trackil käivad väga palju crossfiti harrastajad. Et ta tegelikult on ka nagu suhteliselt sarnane selle spordialaga seal. Crossfitis võib-olla, ütleme, kordusi on rohkem ja tehakse rohkem oma keharaskusega võib-olla asju. Aga selle mõttes on ta sarnane ja nendele ka väga see sobib. Ja sealt see nagu populaarsus tuleb ja kui juba üks käib, tahab teine tulla ja loomulikult on meil ka välja pandud auhinnad sinna. Me teeme nendest võistlustest telesaated, kes ei tahaks näha ennast telekast, on ju, et on see pildis ja saavutab neid tiitleid ja ega sportlane, kes nagu, ütleme niimoodi, et kui inimene läheb trenni, üks seltskond on need, kes käivad lihtsalt ennast liigutamas, siis teine seltskond on selline, kes lähevad ja tahavad alati tohutult saavutada, ei pruugi, aga alati tahaks saavutada. Alati tahaks võistelda, aga trenni väga viitsi teha, alati tahaks võistelda. Ja siis üks osa on sellised, kes nagu kardavad ei julge, aga kui nad hakkavad käima ja neil tekib see areng ja siis tekib see soov ka minna võistlema ja nendel tuleb ka ikkagi päris hästi see välja seal ja tegelikult ikkagi suurem enamus sellistel tõsisematel harrastajatel ühel hetkel tekib tahtmine panna ennast proovile.
kas ma olen siis sellest sõbrast parem kõigepealt, on ju. Et kas ma olen nii-öelda oma klassi parim, siis kas ma olen seal oma kooli parem ja kas ma olen oma linna parem, küla parem ja nii edasi. Et see siin tekib samamoodi ja siis see hea proovilepanek ongi, et ma ei pea väga palju selle jaoks spetsiaalselt valmistuma ja suhteliselt kerge ettevalmistusega saan minna ennast proovile panna. Tundub väga põnev. Nüüd Eesti kliimas, kas ja kui palju on neid power tracki radasid võimalis sees teha või on need enamasti ikkagi tavaliselt looduses? Meil on jah selline vabaõhuvärk, et seda kindlasti saaks teha sees kuskil, aga ta on, ütleme, korraldlikus mõttes, et nagu ma teen tegelikult seda ju põhitöö kõrvalt, teen neid tegevusi oma seda spordiklubi siin toimetame, et siis oma väikse selle meeskonnaga siin, et siis on vaja sinna kindlasti suuremat eelarvet, kui me peaks kuhugi siseruumidesse minema, aga tahaks siseruumides oleks seda tehtav. Et kui siin mõni suurem hall võtta ja katta ära põrandad ilusti teha turvaliseks, et saaks teha. Aga lihtsam on teha väljas ja suveperioodil, et selles mõttes on meil peamiselt olnud. Praegu nüüd oli, vaatame, kas meil järgmine aasta teeme, et meil tegelikult plaanis, ütleme, 5 etappi võiks olla maksimaalselt, et siis tegelikult tahaks teha. Sellel aastal me tegime erinevatest võistlustest nüüd ka ülevaate Eesti meistrivõistlustest tegime siis finaaletapist ja praegu on TV6 ekraani meil jooksmas ka siin Eestis ja kokku siis oma klubiga, kas oli 10 või 11 telesaadet, mis me nüüd siis kokku tootsime selles eelmisest hooajast. Väga põnev, et see on nii tore, et nii palju sinu erinevaid talente ja aardeid on aastatega tulnud pinnale, sa oled nad tõesti vorminud ükshaaval ilusateks teemantiteks ja jagad seda maailmaga, et see on nagu nii suur kingitus, et tulles tagasi just selle aarete seikluse nagu teema juurde, et nüüd lõpetuseks ma küsikski, et mis sina arvad, et sina oled tegelikult ehe näide sellest, et tõesti sa oled oma aarded enda jaoks tööle pannud, need aarded tegelikult ju teenivad sind ja mida sa oled õppinud raha ja finantside kohta terves selles protsessis, et ma kujutan ette, siin oli kindlasti palju selliseid ka katsumuste rohkeid perioode just ka sellepärast, et sul oli palju erinevaid asju korraga toimimas, pluss siis suur pere, palju kohustusi, erinevaid asju. Mida sa oled raha ja finantside kohta õppinud ja mida sa võib-olla soovitusteks võiksid teistele mõned nipid ka jagada? Jah, et see on selline huvitav asi, et tegelikult see rahatarkus siin Eestimaa pinnal ju kui me siin oleme nõukogude ajast tulnud, ega siis seal ju seda ei õpetatud, et ma ikka kuskil ütleme niimoodi, et 5 aastat tagasi tekkis mul selline tõsisem huvi sellise investeerimise vastu ja hakata vaatama ikka nagu tulevikku, et nähes, kuidas tegelikult isa, kes siis nõukogude ajal oli kolhoosi eesotsas, kui rublad olid, raha liikus palju ja siis, kui sa näed, et kui ta jõuab pensioniikka, et ta tegelikult peab tegema lisatöid ja kuskil selle mõttes nagu tegema selliseid hästi lihtsakoelisi töid, kuigi tegelikult inimese potentsiaal võiks hoopis olla midagi kõrgemat, et siis on jube kurb vaadata, et kas ma nagu tahaks sellist asja. Ja ütleme loomulikult, et ma olen selle mõttes, mis puudutab investeerimist ja nagu see õppimisega oligi, et ma läksin ju ülikooli õppima, kui oli 6 last ja siis 7 sündis vahepeal, et oleks võinud õppida siis, kui lapsi polnud. Ma võtsin ikka raskema variandi, et samamoodi, et ma hakkan investeerima siis, kui on 7 last ja siis, kui on suhteliselt maja endal valmis tehtud, et ikka kulud oleks võimalikult suured, siis hakata mõtlema Eesti, kuidas investeerima hakata. Aga parem hilja kui mitte midagi ja selle mõttes ikkagi, et kellel nagu mõtted on, et tahaks, võib-olla kõik ei taha finantsilist vabadust, aga kindlasti meist enamus tahavad ikkagi seda ju turvatunnet, et siis peaks vaatama ikkagi rahaasjad nagu üle selles võtmes, et mul on olemas mingi puhver, olen korduvalt elanud ise ka ikkagi seda, et viimased eurod on, siis vaata, kas taarat on vaja viia, et ma saan taara ära viia, saan veel 1 korra toitu osta. Ja siis, kui tegelikult on peres 3-4 last ja siis ma saan aru, et see nagu ei ole päris see, et ma olen perepea ja ma lasen sellistel asjadel juhtuda, siis on tohutult rusuv on see ja väga palju stressi tekitav, et ma ei taha sellist asja rohkem kogeda. Ja see pani ikkagi nagu väga palju mõtlema, kuidas asju teistmoodi teha. Hakkasin lugema, kuulama, mida targemad inimesed, ka erinevad podcast'e, et mida inimesed soovitavad ja minu soovitus olekski see, et võimalikult vara hakata ikkagi endale kuhugi
kukrusse koguma midagi ja kõrvale panema, ei pea minema kohe aktsiaid ostma, aga tänasel hetkel on meil need võimalused olemas siin Eestis ka, et kas siis näiteks 3. pensionisammas, mis on päris atraktiivne, sulle makstakse sealt tulumaksu osa tagasi ja nii edasi, et lihtsalt koguda võib olla mõistlik, kes tahab võib-olla kinnisvarasse, aga igal juhul peaks nagu sedapidi vaatama, ja mind ongi nagu tegelikult hästi palju õpetanud see, et oma lastele olen rääkinud ikkagi selles mõttes nagu rahaasjadest rohkem. Olen teinud neile ka kasvukontot siin, et kogun ka sinna ise nendele. Ja olen rääkinud ka seda palju tuttavatega, et koolis käimine, kooliharidus, kõik on absoluutselt õige, seda kõik on vaja, aga kui ma nüüd igast õppeainest võtaks paar tundi ära ja me paneks sinna rahatarkuse juurde, siis me tegelikult suudaks palju tervema ühiskonna kasvatada, et väga tore on, kui sa pead õppima Puškini ja Tolstoi ja Lermontovi elulugusid vene keeles ja nendest rääkima, aga keegi sulle näiteks ei ütle seda, et kas SMS-laen on kasulik või kahjulik, on ju. Et kumba meil rohkem tegelikult elus vaja on, et silmaring on lai, selle mõttes ma olen nõus, et see on väga tore, on ju, et aga lihtsalt me võiks need kultuuritegelased ja luuletajad, kõik me võime need õppida. See kõik on õige, aga me peaksime tooma seda rahatarkust, finantsi ja me ei tohiks, ma tean, et jällegi sõltub riikidest, aga kus on see nii-öelda demokraatia rohkem juba olnud ja see majandus on rohkem õitsenud, et siis seal tegelikult on see finantsipool ja üldine siis teadlikkus oluliselt kõrgem, et meil ikkagi ei tohi kunagi raharassidest rääkida, et see on ikkagi patt, et seda ma tahaks küll, et inimesed ennast, ma ei annaks isegi mitte ühtegi soovitust selles mõttes, et mida täpselt teha, vaid pigem lugeda neid raamatuid, mida inimesed on kirjutanud, nad ikkagi teavad, mis nad kirjutavad. Meil on mitu inimest, kes siin on kirjutanud huvitavad raamatuid ja hästi lihtsalt siukses nagu esmases selles, et mida üleüldse tegema hakata. Ja ma täiesti nõustun sinuga, et tegelikult nii rahaharidus võiks olla natukene rohkem siis koolihariduses kui ka tegelikult toiduharidus, et nüüd, kui ma siin tegelen selle Wildfitiga, et samamoodi sellised elementaarsed asjad, et need võiks olla ikkagi tõesti, need on elulised asjad, kuidas paremini hakkama saada ja samas ka tõesti mõtted, kui juba väiksest peale õpetada oma lapsi ja noori rahaga siis teadlikult ümber käima, nad võivad juba hakata oskama, mismoodi investeerida, kuidas oma küllust ise kasvatada, nii et ühel hetkel, kui neil on vaja siis teha oma kooliotsuseid või asju, polegi vaja oma ema ja isa abi, et neil on juba ise loodud see küllus, et mis saaks veel parem olla. Täpselt, ma mõtlengi, et siin ka, et kui siin lapsed natuke teenivad taskuraha, ühel hetkel küsid näiteks lapse käest raha võlgu, ütled talle, et ma maksan sulle intressi ka tagasi. Ja ta näebki, et võtangi sealt, küsin su käest 10 eurot, annan sulle 12 eurot tagasi, aga miks nii, aga sa andsid mulle võlgu, sa teenisid selle pealt praegu, kuu aega oli, näed, on ju. Ahaa, kas nii ka saab, on ju. Et sa paned talle hoopis teistmoodi selle nagu tööle ja mis puudutab toitumist, siis siin ka, et lapsed tahtsid vahepeal energiajooki, muidugi tekib see igasuguste erinevate energiajookide soov ja tahe ja siis lugesime pealt, mõtlesin lugeda, palju on suhkurt ja tegime hästi lihtne katse, seda on palju tehtud ka, võtsimegi siis selle suhkrukoguse, mis selles pooliliitris pudelis on ja panime sinna taldriku peale. Ja siis mõtlesin, et okei, kas me segame selle veega ära, prooviti juua. Siis teeme pooleks, tegime pool suhkrust panime. Ja et üldse pole palju vaja, et sa teed hästi puust ja punaseks ja näitadki, et mis seis on, siis tekib juba teadlikkus, et väga super. Ja nüüd lõpetuseks me mõtlesime ka, et siis pakkuda inimestele sellist põnevat kingitust, et mis sa mõtled kokku panna meie kuulajatele, vaatajatele? Et kokkuvõttes saame niimoodi, et me saame panna kingituseks ühe personaltreeningu ja siis me saame panna Power Track rajale ühe võistkonna tasuta pääsme, siis 3 inimesele ja siis paneks sinna, paneme siis 3 individuaalset pääset ka veel loosime välja Power Track rajale. Et saab siis, kokku tuleb siis 5 auhinda niimoodi, et kes inimesed saavad. Et kellel on huvi, siis saab, see on selline väike elu muutev kogemus, et kes tahab tulla panna proovile ennast, ei ole varem teinud seda, hea võtta oma seltskond kokku,
tulla kaasa teha ja muidugi võib olla rajal raske, et tuleb pingutada ja pärast võib-olla kohe hetkel on ka, aga võite vaadata ka, meil on seal YouTube'is on ka või siis jooksport.ee lehelt saab minna vaatama, et on meil neid videoid üleval, kuidas siis võistlejad, kui lõpetavad, siis on juba suht ruttu pöidlad püsti, et on väga rõõmsad ja ootavad juba järgmist hooaega, et igal juhul ma usun, et see on siuke nagu ja tegelikult mis see nagu on, et ega kui ma ei lähegi ju, kui ma olen siuke harrastaja ja kergelt proovin ja teen mõnuga, siis ma ei lähegi teistega proovima, vaid pigem lähen lihtsalt läbi tegema ja lähen nautima seda, nagu me ennem just rääkisime, et pigem selles võtmes. Just, väga põnev ja me teeme siis, ma teen siukse ekstra lehekülje, kus saab siis täpsem on seal siis see info ka kõik, kust saab vaadata ja nii edasi ja võikski siis niimoodi teha, et inimesed siis, kes kõige rohkem kommenteerivad ja jagavad siis seda antud podcasti, et nende vahel siis valime välja ja siis ja siis nad saavad juba, meiega juba sinuga võib-olla keerusem, aga saavad võtta meiega ühendust. Meil kodulehe peal on olemas kontaktid, et kui me oleme siin võitjad välja loosinud ja saavad meiega võtta ühendust ja küll me leiame neile selle lahenduse, kuidas võit kätte ära toimetada. Ja, just. Ja kõige lõpuks ma küsin veel ühe küsimuse, et nüüd kujuta ette siis seda aega, kus sinu füüsiline keha tuleb jätta sinna paika ja liigud edasi, et mis saab olema see sinu pärand, mida sa soovid jätta endast siia sellele planeedile? Nii suur küsimus kohe planeedile või? Ma ei tea, kas ma kohe planeedile oskan nii suurelt midagi, et no või Eestile siis, kui võtta väiksemalt. Jah, et üks asi, mis on lastele, on kindlasti see, et lapsed ei peaks nagu tundma, et neil ei jääks mingid kohustused, kui ma ära lähen, vaid et neil ongi siuke nagu turvaline siia jääda, et mitte see, et kui vanemad lahkuvad või üks vanematest lahkub, et siis neil lööb jalad alt ära ja kuidagi on, sest see hetk nagunii lööb jalad alt ära. Aga kui sinna tuleb veel mingisugune materiaalne pool, siis see on veel eriti karm, et seda nagu ei oleks, et see aitaks seda kuidagi leevendada. Ja ennem sellest õpetamisest me rääkisime, et ja sama asja tegelikult tahtsin ka, et miks ma ütleme neid võistlusi kõige korraldan ja teen, et ja mu enda lapsed, meie enda lapsed ka siin võistlevad juba sarjades ja teevad ja käivad siin mitmetel võistlustel, siis samas emotsioon, et mis nagu see inimestele pakud, et kui ma ühel päeval olengi siit läinud, siis selle võistluste poole korra pealt, et näed, siuke inimene oli, ta tegi, ta korraldas, me käisime, siis olid ägedad ajad. Et kui inimestel tekib see emotsioon ja see läheb nagu siuke nagu öeldakse, et kui siin on luuletusse või laulu sisse pandud, siis sa sealt välja ei saa. Et kindlasti see mingi aja kestab, aga teine asi, mis on, ma arvan, et ma olen siia juba planeedile suure jälje jätnud, et on 7 imaarmast last, et kes kindlasti kannavad neid geene edasi, et see tegelikult on ka üks, võib-olla ongi kõige olulisem panus siia planeedile, kui nii öelda. Ja kindlasti need lapsed on ka natuke teistsugused lapsed, et kui sa oled neile andnud ekstra rahaharidust ja toiduharidust ja terviseharidust, siis nad kannavad seda ka edasi oma eludesse. No ma tean, et ma olen selles hästi nagu tüütu ja jutukas nendele, ma kogu aeg räägin ja seletan ja olen, aga võib-olla on see sellepärast, et mul ei räägitud neid asju. Et ma nagu olen lastele öelnud ka, et püüdke nagu mitte pahaseks saada, et ma üritan nii palju, kui ma ise kuskilt loen ja hangin teadmist, ma üritan kohe teile edasi anda, et teil nagu oleks seda infot ja võib-olla nad ei suuda kõike vastu võtta, aga ma vähemalt püüan. Ja, just. Ja et suur aitäh sulle, Peeter, see oli tõeliselt imeline vestlus ja juttu jagus kauemaks, nii et siit tuleb, ma usun, täiesti 2 episoodi imeliselt kokku. Ma vaatan, et 2 tundi on läinud nagu, ma ei pakkunud, võib-olla 50 minutit on läinud, aga tundub, et 2 tundi on läinud juba aega. Ja sinuga on väga meeldiv vestelda ja ma olen tõesti põnevil, mis veel tulevikus võimalik on ja soovin sulle, su perele, lastele ja kõikidesse su ettevõtmistesse palju edu ja imelist voolamist. Ma igal juhul väga tänan ja ma tänan veel kord selle võimaluse eest ja väga kihti, et me niimoodi seal trehvasime. Ja kes teab, võib-olla jõuame siin perega Hawaiile kunagi, et siis on ju tore.
ja just väga hea, paneme seemned mulda, et siis edasi toimetada, väga super. Ja meie vaatajatele-kuulajatele suur tänu tänase siis kohalolu eest ja nagu ikka alati pane like, jaga, kommenteeri ja võimalusel saa meie jälgijaks ja imelist toimetamist kuni järgmise korrani. Aloha! Kõike head nägemist! Ja.